Eelmisel nädalal näitas valitsuskoalitsioon selgelt, kuidas ta tegelikult suhtub Eesti rahvasse. Kõigepealt lükkasid võimuerakonnad tagasi eelnõu automaksu tühistamiseks, seejärel ettepaneku toiduainete käibemaksu alandamiseks. Valitsusel ei ole raha, ütlesid meile Eesti 200 ja Reformierakonna saadikud. Inimestel ei ole raha ei toidu ega transpordi jaoks, püüdsime meie selgitada. Aga valitsuse huvid otsusid tähtsamaks kui inimese vajadused, kes on täna sunnitud kokku hoidma ka kõige hädavajalikumalt. Kui valitsusel ei ole raha, siis öelge meile, miks mitte võtta seda rikastelt. Me pakkusime välja pangandussektori ülemäärsete kasumite maksustamise. See lükati tagasi. Me tegime ettepaneku maksustada rahvusvahelisi korporatsioone. Ka see ei saanud toetust. Tulemuseks on olukord, kus kõige vaesem elanikkonna osa kannab kõige suuremat maksukoormust. Pankurid ja oligarhid suplevad rahas, samal ajal kui inimesed on sunnitud sööma aegunud toiduaineid. See ongi tänase valitsuse poliitika: võtta vaestelt ja anda rikastele. Vaesed muutuvad veelgi vaesemaks, rikkad veelgi rikkamaks. Terve rahvas töötab selle nimel, et 5% kõige jõukamatest peredest saaks elada luksuses. Kas riik saab olla rikas, kui rahvas on vaene? Ei saa. Ja tänane Eesti on selle ehe näite. Valitsus võtab rahvalt viimasegi, kuid riigikassa on ikka tühi, sest rohkem ei ole rahvalt enam midagi võtta. See on ummiktee, sest edasi läheb ainult hullemaks. Isegi kui mingi ime läbi taastuks majanduskasv, ei tunne 95% peredest sellest midagi, sest kogu kasum jääb oligarhide taskusse. Ainus väljapääs on rahvusliku rikkuse õiglane jaotus. Rahvas peab teadma, et tema töö eest maksakse õiglast tasu, mitte ei riisuta teda paljaks. Selliseid näiteid on tänapäeva Euroopas küllaga. Aga meie valitsus jätkab oma inimsööjalike eksperimente tegemist majanduse ja rahva arvelt.